Tere tulemast tagasi podcasti. Mina olen Liis. Ja mina olen ka Iriin. Ja me ei ole teid ammu näinud. Kus me olime, Liis? Mina olin 2 kuud kodus. Liis oli puhkas, mina olin praktikal Tallinnas. Ja õnneks võttis paralleelklass ohjad enda kätte, nii minge kindlasti vaadake nende podcasti. Ja. Aga mis kuu meil on? Meil on ikkagi sõbrakuu ja armastuskuu. Just oli sõbrapäev ka. Ja eelneval reedel oli siis sõbrapäev. Me mõtlesime, et teeme natukene siukse kuumema episoodi, siuksed tuliste teemadega. Ja me hakkame rääkima siis red flagidest ja green flagidest. Siis kes ei tea, siis ärge muretsege, ma otsisin netist väikse selgituse välja. Mõiste green flag on slängi termin, mida kasutatakse positiivsete omaduste või käitumise kirjeldamiseks inimeses või olukorras. See on vastand terminile red flag, mis viitab hoiatavatele märkidele või probleemsetele iseloomujoontele. Algupäraselt või ka ajalugu ka siia taha pärineb see väljend rohelistest lippudest, mida kasutatakse näiteks võidusõidus märguandena, et on ohut edasi liikuda. Ja liikluses ka, kui on roheline tuli, siis on go, go, go. Nii et need on siis tänapäeval siuksed olulised asjad, mida vaadatakse. See on alati olnud. Aga tegelikult, kui sa vaata, see ei ole see, et olukorras sa mõtled, et see, mis ta tegi, oli nii green flag. See on siuke pärast mingi sõpradega räägid. Kui sa analüüsid siis seda kõike. Aga me siis Liis otsis välja siis suhete ja sõprade, siis punased ja rohelised. Ja me küsisime veel teilt Instagramis. Nii et kindlasti, kui te tahate näiteks, et episoodid oleks lahedamad ja kui me küsime teilt, siis kindlasti vastake. Me saime palju vastuseid praegu ka, aga siis on teil endal ka huvitavam, kui saate sõna sekka öelda, et mis me räägime. Aga Liis siis alustab. Kas me alustame heast või halvast? Alustame ikka heast. Alustame alati hea on ikka alati hea. Siin on siis põhimõtteliselt sõprade omad. Esimene, et kui nad saadavad sulle hingetuid meeme kell 2 öösel, mis on nii aus. Mulle ka meeldib. Eriti kui vaheaeg ja sul on unerutiin täiesti korrast ära ja sa saadad täiesti suvalisi asju. Kui on õige inimene ja nad saavad naljast aru, siis on väga hea. Jaa, see on hea. See on siis sõbra puhul siis või? Tegelikult need on mõlema puhul. Okay. Tegelikult neid kõiki saab võtta lihtsalt. Tulissa. Kui nad kiusavad sind, kuid armastusega. Siuke sõbralik kiusamine on aktsepteeritav. Ja väike norimine, see on kõigi pool. Kõik ei pruugi sellest aru saada, aga kui sa oled oma inimesega ja sa siis ütled midagi, mis ainult teie saate aru. See on alati eriti koolis, kui õpetajad kuulavad ja siis sa norikadeks, nad arvavad, et sa päriselt kiusad. See on meie jaoks tõesti normaalne asi. See oli me just paar päeva tagasi nägime klassi aknast, et mingid poisid tegid midagi. Ja me arvasime, et mingi poiss lükatakse alla, aga nad tegelikult tegid seal omaette nalja, need inside joke'id on inside joke ja need on mis sul veel on? See lihtsalt tuletas meelde, kui naljakas see hetk oli. Järgmine on, kui nad matchivad su energiaga sõnumites. Sama nende meemidega, kui ta Ma lähen hästi närvi, kui ma kirjutan midagi, mulle vastatakse kas põial, see on see isade asi, nad panevad seal põidla, või siis ok või ja ma ei saanud mingi hetk aru nendest, et ma arvasin, kunagi ma hääldasin neid, et aru saada, mida inimene mulle kirjutab. Ma küsisin, kas ma võin sulle külla tulla ja mulle kirjutada ja siis ma enda peas üritasin hääldada, et aru saada, kas ta ütles või ma nii vihkan seda, see on nii siuke tänapäeval öeldakse try texting selle peale. Või siis kui on caps lockidega, vaata. Üks asi on see, et midagi väga üllatavat juhtus, sa oled mingid kuule, nüüd ruttu. Või on see, et sa lõugad kellegi peale. Ma vihkan seda, et ma ei saa, mina alati üritan oma peas seda inimest panna ütlema seda asja, mis ta kirjutab mulle, siis ma üritan aru saada, kas see on kurjaga, kas see on heaga, kas see on kurvalt. See mingi inimestega on küll nii. Nad mäletavad teie ülispetsiifilist toidutellimust. Või kas või mingi, vaata, lähed mingi Mäkki või ma ei tea, kuhu iganes, vaata. Ja siis nad teavad juba, mis sa võimsalt tahad. See on üleüldiselt, sa tead inimese kohta. Mul on see, et mul on peretuttavad ja Hesburgeris on üks tortilla.
ja tal on meeles, et ma alati, seal on see pehme juust ja ma ei taha seda ja ta reaalselt, ta ei räägi eesti keelt, ta räägib inglise keeles ja ta reaalselt õppis ära, kuidas seda eesti keeles öelda, sest et ta teab, et ma ei söö seda juustu ja see on nii armas minu arust ja see on minu arust ka nii suur ja see on nagu väga suur green flag. Sõbrad, kes aitaksid sul keha peita teoreetiliselt. Mõtle sa, ma ei tea, teed midagi halba vaata, siis sul on mingi keha ära peita ja nad on mingi davai. Nagu mingi mõrva keha ära peita, ma mõtlesin, mingi keha ära peita, mingi lähed enda taha peitu või? No siuksed usaldusväärsed. Usaldusväärsed sõbrad. Või siis on mingi... Ma nii kaugele lähen ja ma suuga mingi keha hakkan peitma, et ma ennast ka mingi auku tõmban, aga... Ma oleks. Liis on võtke teadmiseks, Liis on väga usaldusväärne sõber. Ma tulen appi. Pigem mina olen see, kes kutsub appi. Jah. Oda. Jah, need olid nii-öelda siis rohelised flagid. No me küsisime siis need kooli omad. Siin on nagu väga huvitavaid. Aga maitse üle ei vaielda, nüüd ei saa öelda, kas on hea või halb. Esimene on, et ta ei ela Pärnus. See on green flag. Nii et kes te Pärnus elate, siis teil on asjaolud halvasti. Midagi halvaga, aga ilmselt kellegile on nii. Ja siis siin oligi nagu, no siin oli hästi palju mingi sellega, et kui ta peseb hambaid ja kui ta lõhnab hästi, aga see on siuke nagu üleüldine, nagu, et sa tahad, et sinu partner oleks hea hügieen. Ja. Siis oli, et oi, läksid eest ära. Nii, et ei ole Jimret. Oota, ei ole? Ei ole. Ehk sest, et ta ei käi? Aha. Jah. Et ta ei keera tervet oma elu nagu sinu ümber, siis Jimiks, I guess. Nagu minul on ka see, et mulle ei meeldi, kui mingi inimene teeb midagi ja siis kõik, mis ta sinuga räägib, on nagu see üks ja sama teema. Me hiljem veel räägime ka sellest, nii et siis keegi on see kirjutanud, et abi valmis, avab uksi mulle, annab mulle oma pusa, kui külm on. Nagu paarilisega. See ongi see, et oleneb suhtest. Ja kindlasti. Siis siin olid hästi head, et ongi, et tuleb ise selle peale, et viia teidile. Aga see ongi see, et mitte ainult, et nagu poiss peab, aga tegelikult võiks nagu vahepeal mõlemad. Ei, seda kindlasti. Aga need on need, kus ma ütlen, Eesti mehed. Eesti mehed. Aga ei julge midagi teha. Sorry. Siis oli siin, et kui see on siis sõpradega, et kui sõbrannad hoiavad kokku ja ei lase ussitama tulla teistel oma vahele. See on nagu tänapäeval gruppides on nagu hästi palju seda, et ongi. Sa naerad oma Eesti meeste kommentaari üle. No, Eesti mehed teil ei ole hästi. Ma juba nutan. Siis ongi, et partner teeb kommentaare, jätab meelde pisidetaile. No see on jälle see nagu, et sa jätad meelde näiteks. Mul ka siin suhetel veel rohelisel. Aga lähme siis ikkagi. Oota. Ei, sul on veel häid või? Oota, ja. No on, lase tulla. Ka need suhetamad, enne olid sõbrad. Okay. Nad naeravad teie imelike naljade üle, isegi kui need on ülihalvad. See ongi see, et sarnane huumori meeldab. Ei, isegi kui sa on nagu, et see on nagu kõige halvem nali, aga sa lihtsalt naeradki selle üle. Tahad ma sead tunnet tekitada. See on meie kaks. Kui mina ütlen mingi täiega halva nalja, siis Liis ikka naerab, sest see on nii halb ja mingi vaikus tekib. Jaa. On küll nii. Nad jagavad teie entusiasmi mõtetele võistluste vastu. Jah. See, et sa ergutad, elad kaasa. No see, kui sul nagu suhtes seda ei ole, siis nagu ei ela nagu teise inimese saavutustel kaasa. Isegi kui see nagu... See on väga tähtis. Oota, mis siin veel oli? Nad teesklevad, et tunnevad huvi teie päevateemaliste juttude vastu. Jah. Kui ma näiteks kellegiga räägin ja siis ma nagu näen, et ta ei kuule, siis ma lihtsalt jään vait, sest ma olen nagu mingi... Ja siis mul ei ole tuju pärast rääkida, kui ta küsib, et ei, räägi edasi, siis ma olen nagu... Kas või nagu tee nägu, et sa kuulad ja ikkagi hoolid. Ja siis ka, kui sa räägid oma päevast, siis ta segab vahele, siis ta hakkab rääkima mingi, et ja mul oli ka ja siis läheb oma teemadele, siis sa lihtsalt oled, see on nagu mingi... Nojah, räägi edasi, vahet ei ole. Aga küll, võtame siis need punased lipukesed. Tahad ise alustada, jätame need... Ma lasen sulle. No siin tuli väga huvitavaid asju. Ja esimene oli, et kui kutt on kasimata ja stiilitu, ei no see eks oli ikka jube. Kellegil on mingi väga personal beef kellegiga. Saab oma viha siin
Voco story's välja. Siis oli, et kui oma sõbranna räägib, et ma ei peaks kõigi meeste tähelepanu saama. Sorry, et ma silma jään, ega ma seda meelega ei tee. Ei otsi tähelepanu nagu see sõbranna. No jälle keegi norib siin tüli. Minul seda probleemi pole olnud, aga ma olen kõrvalt näinud seda, et on et tänapäeval siis big me'd, kes siis üritavad siis, et nad tahavad poistega kogu aeg suhelda. Ja ma ei saa tüdrukutega läbi, et ainult poistega. Ja, et ma ei saa tüdrukutega. Ja siis on, kui ta räpib mu eks. Ta just ei olnud väga hea räppar, siis võib-olla ettevaata ikkagi teeb räpiloo sinust. Me oleme näinud küll, kuidas muusikutel need beefid lõppavad. Siis, kui ei käi koolis, tööl või kaitseväes, sellistest tulevad retardid. No siin on ikka, ma ütlen ausalt, et järgmine kord kommenteerige, et siin tuleb nagu päris tuliseid vastuseid. Siis vaatan, mis seal veel on. Ja, et see on niisugune väga spetsiifiline, et bunny ear method jalanu paelu sidudes. Ja siis, ehk siis nagu ta teeb seda, mis sa lasteajas õpid seda. Ma ütlen, et mina teen ka seda. Siuke red flag. Ma olen nii palju sellest nagu siis nagu pahandada saanud või nagu siis puid alla saanud selle eest. Ei jaa, ma isegi peres ka, ma näen mingi paps paneb niimoodi, ei oska paelu siduda. Ma ei saa aru, kuidas te kõik nii kiiresti teete seda, ma läheb aega, kas need alati tulevad lahti, siis kõik on mingi, sa ei oska paelu siduda. See on skill issue nüüd juba. Skill issue. Siis on, et mulle toodi potilill, see suri nädalaga. Nüüd ta ei too sulle lilli, ta toob sulle potilille. Samas sellel on loogika taga, sa ei pea enam nagu uusi lilli ostma. See on kõige kurvem, kui sulle kingitakse lilli ja need nagu närbuvad ära. Ja siis no ma tean, et mõned teevad nendest kuivatud lilledest midagi, aga nagu ei. Palju neid on, kes nii teevad. Aga samas see, et see suri ära, see oli vist äkki tema vika. Äkki ei osanud kasta ilusti. Siin on veel vastused, aga ma võtan praegu viimase siis, et mind kutsuti kinno ja mul ei tehtud välja. Olin väga pettunud. See on see tuline teema, et kes peaks teidi eest maksma. Aga kes peaks siis? No mina ütlen, et mul on kerge, mulle tehakse kogu aeg välja. Jah, ei, mina ikkagi pooldan ka seda, et meesterahvas esimesel. Aga ma olen nagu... Ma mõistan, kui siin loos tuleb ka, et vahel makstakse, kui ongi väga halb teid, et maksad enda arve, lähed ära. Jah, see on teine stsenaarium. See ongi, kui pakutakse välja, et teeme vaata pooleks. Ja. Ei, ma arvan, et see on iga ühe selle nagu rahalise olukorra ja nende, kuidas ma ütlen, siis põhimõtete järgi. Et sellel ei olegi õiget vastust. Et jah. Minu siin, mis ma leidsin, on siis sõpradega. Nad on ainult siis sinuga, kui neil on midagi vaja. Et nad nagu muidu ei suhtle, aga siis kohe, kui on nagu... Ma teen oma õdedega niimoodi, kui ma tahan neid riideid varastada. Ma olen sõber nendega või siis mingi väike õde saab mingi head kommis salataga mingi, tahad ma teen seda või? Siis ta on mingi, ja siis on mingi, sa oled parim õde ja sa annab kommi. See on aus. See on mind games. Ja mind games. Siis on, nad halvustavad ja kritiseerivad sind pidevalt. Teevad sinu huvide üle nalja, valikute ja tunnete üle. Ei. See on näiteks juba suul red flag. Miks sa nendega sõber oled või siis miks sa nendega suhtes oled? Ja eriti mingi huvide. Kui ta sinus halba tunnet tekitab, siis nagu see suhe peab olema nagu hea. Toetav, jah. Ma ei tea, see on... Nad võistlevad teiega selle asemel, et teid toetada. Ma saan aru, et nagu sõprade vahel on vahel hea, kui sul on see väike võistlus, seda lükata üksteist, nagu pushita üksteist, et oleksite paremad. Aga see ongi see vahe, see, et kas sa võtad seda, et... Nagu sa lähed, nagu sa hakkad saboteerima nagu oma sõpra, vaata, siis see läheb tõesti liiga kaugele. Pigem see naljaga, vaata, et tavai vaatab kumb. Jah. Sama nagu meil see mingi võistlusega, vaata. Kumb saab nüüd asjaga? Siis suhetega red flagid. See oli naljakas, ma leidsin. Nad varastavad su friikartuleid. Oota, ma ei näe. Nad varastavad su friikartuleid ja siis teesklevad,
et see pole suur asi. Sa tahtsid neid minu paha, igatahes sõid need kõik ära. Et see on nagu see, et mul on see, et ma söön aeglasti ja kui ma lähen nagu sööma ja siis nagu see on alati, et mehed söövad nii kiiresti. Ma olen neid videosi näinud internetis, kui mehed üritavad naistega samas tempos süüa, siis mul on niimoodi, et ma vaatan, mulle meeldib videot vaadata, kui ma söön. Ma tean, see on halb harjumus, aga mulle meeldib. Ja siis ma rahulikult naudin toitu ja ma ei saa aru, kuhu meestel kiiret on. Söövad nii kiiresti ära kõik ja siis ongi see, et nad hakkavad mingi sinu toitu, et ma kas olegi mingid minu oma, nagu okei, mul ei ole probleemi jagada, aga nagu mul on see, et mul oli palju edasi, kui ma üles kasvasin ja mul on nagu jagamisprobleemi. Mul kogu aeg olen minu oma. Või siis seesama see, et sa ütled, et mina tahan nüüd neid mingi friikaid seal ja siis ta ikka sööb ära, siis ta nagu pole suur asi, vaata, et minu paha. See on nagu mingi, sa ilmselt ei hooli, vaata. Ma ei tea, keeruline. Nad nõuavad alati filmi valimist. Või ükskõik mille valimist, ma ei tea, söögikoha valimist. Aga mina vihkan seda, kui mul küsitakse kogu aeg, et kus sa minna tahad, mis sa teha tahad. Ma olen alati nii närvis, sest ma ei suuda otsustada. Oota, siin on just see, et nad ei saa otsustada, mida nad tahavad millegi kohta. Mul on see, et ma lihtsalt kogu aeg küsin kõigilt üle, sest et ma nagu tunnen, et kui ma küsin üle, siis on nagu see, et... Ja näitab ka seda, vaata, sa hoolid ikkagi teiste nagu... Ja vahel see näitab halba, et ta sind huvitab nii palju, et võta see, mida sa tahad, et sind hoolib teiste arvamus liiga palju. Aga mul on lihtsalt see, et ma olen mingi emme, siis helistan mõele, kirjutan mingi, saadan kas või nagu, ongi snappi, saadan sulle, mingi tahan, kas ma võtan, mis värvi ma võtan ja värki. Nagu ma olen nii halb otsustaja. Nii et see on minu red flag. Nad ütlevad, ma ei ole vihane, kuid nende silmis löövad pistodad. Teie suhe on nüüd mäng, mille eesmärk on välja selgitada, mida sa valesti tegid. See on vist meestel. Naised ei räägi. See on see, et kui sa nagu näed, et sõidad autoga, vaata, ja siis naine on seal nagu vaatab aknast välja ja siis sa saad aru, et okei. Midagi valesti. Või midagi nüüd, sa pead ette vaatama, et sa midagi valesti teeks. Mul on selle kohta ka nii palju videosi näinud. See jah. Aga nii on, te peate ise aru saama, mis te valesti tegite. Kõik ei saa ette öelda, Samas mõne asjaga on nagu see, et mees lihtsalt ei saagi aru, mida sa valesti tegid, sest sa tegelikult, võib-olla ongi, et ta ei teinud midagi valesti, aga kuna naine võtnud selle nii südamesse ja nagu... See on mingi räme spetsiifiline asi, mingi, et sa ütlesid mingi teiste inimeste ees seda. Ja siis on temaks nii lampa asi, aga see on sinu mingi räme, mingi suur asi. Või mingi, ma ei tea, ta ei viinud prügi välja. Nüüd ma ei räägi sinuga terve päev, siis ta mõtleb, mis ma valesti tegin. Selge. Minu rohkem, tegelikult seal oli veel väga palju huvitavaid, aga need läksid väga kuidagi süngeks juba ära. Ma otsisin ka, aga ma nagu otseselt ei leidnud mingit erilisi, aga ma olen kuskilt kuulnud ühte red flagi. See on nii absurdne, aga ma ei oska seda nagu normaalselt ette lugeda, kui ma üritan seletada, et põhiliselt sa lähed ujuma ja sul on nagu väga ilus olla meesterahvas või naisterahvas ja siis sa nagu näed ta jalgu vee all ujudas. Nagu ma ei teagi, kas siis basseinis ülalt vaadates või kuidagi külje pealt läbipaistvus vees, et nagu see, kuidas ta siputab seda jalgadele, et see pidi olema nii suur red flag või nagu isegi see nagu ikk. Nagu red flagid ja ikid on nagu enam-vähem vist sarnased. Jah, on küll. Nagu mul on nagu see alati, et kui keegi nagu matsutab, aga see läheb rohkem nende nagu ikkide alla juba vist või läheb red flagi alla ka, ma ei teagi. See ikk on pigem see, mis sulle ei meeldi nagu, et ta teeb, vaata. See red flag on pigem. Minul on see matsutamine. Nagu ma lähen hästi närvi, ma ütlen juba ära, sest ma tean, et mingid inimesed muidu kirjutab mulle pärast. Ma tean, et ma vahel ise ka teen seda. Aga mind nagu, kui ma ise kuulan, siis see häirib mind nii kohutavalt. Ma ei tea, miks. Mind häirivad vahel nii imelikud asjad. Või on see rääkides see, kui nad teevad lõpus seda seda värki. Ja vahel, me võib-olla ilmselt praegu teeme seda, aga me oleme närvis, me praegu filmime siin väike lavahilm, aga kui inimesed kasutavad neid nagu, kuidas parasid sõnu, nagu, ma praegu võib-olla ise teen seda, aga nüüd ma ütlesin seda, nüüd ma hakkan ise veel rohkem vaatama seda, aga see on minu jaoks nii suur nagu, ma ei suuda. Nüüd sa enam sellest ei pääse. Aga ma otsisin meile ka siukseid natuke huvitavamaid teemasid
Siuke üllatus, sa ei tea, mis ma otsisin sulle. Okay. Kuna võib-olla, ma ei tea, kas keegi käis date'il ja kui teil see halvasti läks, siis ärge muretsege. Need lood, ma arvan, on hullemad. Nüüd te läheb tuju paremaks ja võib-olla need, kes ei käinud date'il, on kurvad, siis võib-olla kui te kuulete neid lugusid, siis tegelikult olete õnnelikud, et te ei läinud date'ile. Mis need on esimesed kohtingud? Siin vist, jah, ma ei tea, siin on nagu erinevalt. Aga esimene on siuke, ma alustan kohe tugevalt siis, et mu vend kohtus oma naisega Tinderis. Nüüd mõtlesin ka proovida. Tutvusin ühe imeilusa mehega, kes oli just linna kolinud ja töötas kohaliku haigla erakorralise meditsiini osakonna juhina. Väga kõrge ametikoht, on ju. Hea välimus ja hea töö. Miks see mees küll vallaline on? Nüüd ma tean. Pärast suurepärast kohtingut viis ta mind koju. Teel lasi ta välja kõige hullemalt haisva kõhutuule, mida ma eales kogenud olen. Ma ei ole peenutseja. Üks kõhutuul pole probleem. Aga see, mis edasi juhtus, oli. Ta keris aknad üles, lukustas need ja jättis mind selle kohutava haisu sisse, nimetades seda uhkelt oma proteiinipauguks. Samal ajal hakkas ta Snapchati jaoks filmima minu reaktsiooni. Ütleme nii, et see suhe ei toiminud. Kas sa saad aru, ma lugesin seda ja ma olin, nagu siis mul tuli see nagu, et võimalik vaid Ameerikas. Need lood olidki enamus Ameerikast. Mis oli proteiinipauk? Ja nagu ja see, et sa oled esimesel date'il, kõik on, sa oled nagu, issand, ta on nii hea mees, alati on mingi konks. Alati on mingi konks, miks ta üksi on, kui ta nii hea on. Ja Essal date'il ka veel. Ma saan aru, kui sa olete kaua koos on, ta teeb mingi, laseb peeru või midagi. See kannatab ära. Minule nagu kõige rohkem oli nagu see nõme, et hakkas filmima. Ma eeldan ikkagi, et see oli nagu vanem meestera, nagu see mingi 20. No okei, kui ta sinna erakorralise meditsiini osakonna juht oli, siis ta peaks olema nagu vanem. Aga samas, kui ta Tinderis kohtingul oli, samas tänapäeval on kõik vanused Tinderis olemas. Nii et siis teine, et ta üritas mulle õhtusöögi ajal kindlustust pähe määrida. Tal oli korralikult ettevalmistatud müügikõne ja ta isegi solvas mind, et olin valinud oma praeguse kindlustuspakkuja. Ma maksin oma osa arvest ja siis lahkusin. See on üks tüüp inimesi, mille pärast väga paljud inimesed lähevadki lahkunud siis, kui ta võtab oma töö kaasa koju ja ta elab oma töös. Nagu mõne tööga on see, et sa pead seda tegema, aga samas nagu sul peab tugev partner. Siis tuleb minna Itaaliasse, kus neil on reegel, et söögilauast tööst ei räägita. Vot. See on hea, see on, jah, mulle meeldib see reegel. Ja ei, nagu see ongi see, et sa mingi lähed kuhugi õhtusöögile, vaata, ja siis mingi tahad rääkida, siis ta hakkab mingi rääkima, et mul tööl oli see, vaata. Kogu aeg ja helistad, mingi pereelu on mingi tagaplaanil. Siis siit tuleb sulle väga huvitav lugu, et juba Essa on meeles ikka, jah? Ja. See tüüp oli tõesti kirglik komposti vastu. Ta rääkis sellest terve õhtusöögi vältel. Lausa 3 tundi järjest. Ja kui ta parasjagu kompostist ei rääkinud, siis jutustas ta taaskasutusest. Aga kõige hullem oli see, et hiljem samal õhtul ei viitsinud ta isegi oma veepudelit õigesse prügikasti visata. Kui sa kavatsed mulle loengut pidada selle kohta, kui oluline on planeedi eest hoolitseda, siis sa võiksid vähemalt ise ka prügi sorteerida. No see on ilmselgelt USA-st, sest meil on need, inimesed ikkagi korjavad seda taarat, vaata ju tagasi, seal visatakse prügikasti. Aga tõesti 3 tundi kompostist räägib, mis sa räägid sellest nii palju? Tulen ennast juba kompostina, siin nagu vihake ära mind. Lähed, vaata mingi õpituun, ma räägime oma mingi komposti hunnikust sulle. Ja veel see, et sa räägid, sa saad nii kirglik. Ja siis tavaliselt need nagu erialaspetsialistid ja kõik, need alati on sellel oma erialal ise kõige halvemad. Vähemalt, mida mina olen näinud. Wow. Ei, nagu reaalselt, ma ei tea. Ja kui see lõpus kaseta selle pudeli siis valesti, siis viskas valesti ära. Jah, valesti prügikasti. Ma ütlen ausalt, prügisorteerimine on väga keeruline. Küll. Ma ei saa aru enam midagi. Lõpus oli minus Sora. Ja siis siin tuleb siuke lühike, et minu date kutsus mind vale nimega 2 korda, iga kord erineva vale nimega. Oota, Ma loen uuesti või? Oota, jaa. Minu date kutsus mind vale nimega 2 korda,
ja iga kord erineva valenimega. okei. No see... Kuidas sa siis nagu... Ma saan aru, kui sa võib-olla su nimi Liis ja ma ütlen Liisi või ma ütlen mingi Liisa või Liisa midagi, aga kui sa ütlen mingi, ma ütlen sulle mingi Laura ja siis ütlen mingi Paula ja Laura Paula, ütlen 2 korda ka valesti, siis see ei ole väga hea maine ka, kui sa mingi ma pigem lihtsalt nagu viisakusest küsiks, et kuule, et ma unustasin tõesti su nime ära või. Ma just TikTokis nägin, 2 inimest läksid teele ja siis see poiss mainis oma enda nagu hüüdnime lauses ja siis see tüdruk küsis, et see on su nimi või? Ja siis ta oli nagu mingi, et ei, või noh, ja siis ütles täisnime. Ja siis see tüdruk oli nagu, et see on su päris nimi või? Sest nad unustasid kohtingu alguses tutvustada ennast üksteisele. Ja siis see tüdruk küsis, et nagu, mis minu nimi on, siis ta ütles ka vale nime. Et see lõpus oli lihtsalt täitsa naljakas, et nad unustasid selle täiesti ära. Mul on nagu nimedega... Mulle ei jää meelde nimed üldse. Ainult kui perekonnanime järgi, kui ennast sarnased ka vaata. No jaa, vahel mingid seosed tekivad, aga... Mul endal meie klassis näiteks. Ma unustan ära. Ma tean jah, ma kogu aeg ütlen sulle, saab mingi, kes see on, ma olen mingi see. Ma perekonnanime järgi. Ja kui on mingid sama nimega inimesed, siis ma kogu aeg pean Liisi nagu aitama. Ma ei tea, mul on nagu... Siuke red flag, aitäh, Karin. Ma olen selline green flag, ma ikka toetan sind. Aga... Mul rohkem lugusid ei olegi sulle. Aga ma arvan, et peame siis otsad kokku tõmbama. Nii et kindlasti järgmine kord, kui paneme story't, siis kindlasti kirjutage sinna. Teil on endal ka siis huvitavam ja kui soovite mingeid siis mingi kindla teemaga või teil on mingeid küsimusi, siis kindlasti kirjutage meile näiteks kommentaaridesse. Mis meil tulevad järgmised? Kindlasti paralleelklass, ma arvan, teeb meil mingi podcasti, aga eks te siis näete. Nii et oli tore. Kuulata saab YouTube'is, Spotify's. Flyerid tulevad kooli peale või plakatid. Aga ütlemegi siis. Kõik. Kõik. Tšau. Tšau.